tere tulemast 6. vlogi. See vlog tuleb nüüd natuke teistsugune. Nimelt me pigem näitame teile, mis on vahepeal toimunud ja viime teid kurssi, mis meie edasised plaanid on ja mis majaplaanikesed on. Sellepärast, et eelmine vlog, mis te nägite, ehk siis 5. vlog, oli filmitud 2025 aasta septembris, aga nüüd on juba 2026 aasta juuli, ehk siis palju on toimunud. Nimelt maikuust alustasid meil ehitajad siin ja nad alustasid alguses siis vundamendiga tegelemisega ja katuse maha võtmisega. Ja siin on klipid teile sellest, kui me sõitsime Poola ja siis me käisime vahepeal siit läbi ja nägime esimesi samme, mis olid esimese nädalaga tehtud. Igal juhul praegu on seis selline, meie ilus muruplats on üsna mulda täis ja nad alustasid vundamendist, ehk siis seda on tehtud ja samuti on katus paljaks võetud. Siin on näha jääke. Nii et jah, esimesena nad võtsid selle eterniidi maha, tegid vundamendiga midagi, ma ütlen ausalt, ma ei tea mida, ja siis juba võetigi kogu katus maha. Päris crazy näeb välja, on ju. See on filmitud jaanipäeva paiku ja no täielik tühjus. Lihtsalt maja, selline tunne nagu maja enam ei olegi. Terve teine korrus on läinud. Ehitajad on igal juhul väga usinad olnud, sellepärast, et praegune seis siin juulikuus on juba selline. Võib öelda, et teine korrus ongi juba püsti. Ma alustan võib-olla sellest, et Marleen ütles, et vundamendiga tehti ka midagi. Põhimõtteliselt see kaevati lahti ligi 3 meetri sügavuselt kohati. See on hästi suured maakivi nagu siis nii-öelda müür on tehtud ja see läheb alt nagu selliseks veel. Ehitaja ütles ka, et hästi korralik vundament, väga ilusti tehtud ja väga tugev. Et lõppkokkuvõttes oli see, et maja diagonaal oli nihkes ainult 1 sentimeetrist, et kogu see konstruktsioon oli nii hästi tehtud omal ajal. Selles mõttes meile ainult nagu positiivne. Ühesõnaga jah, vundament kaevati lahti, soojustati ära, tehti ilusaks korda, parandati, kus oli vaja natukene ja nüüd ta on siis valmis meid kandma edasi järgmised 100+ aastat. Vintskapid. See oli meie sõnavaras uus asi tegelikult. Meil polnud õrna aimugi, mis need varasemalt on, aga põhimõtteliselt kui katus on niimoodi, siis vintskapp on see katusest välja ulatuv osa, ehk siis see sükene väike punamissuguse torn seal. Ja sealt on keskelt näha, seal on väike aknake tulemas, või noh, väike on suhteline, see läheb veits suuremaks. Ja siis tal jääb sükene ilus väike tornikene, kuhu me saame siis pärast lipu panna suurelt, et me oleme kodus ja president on majas. Ja tegelikult see vintskapp oli algselt oluliselt laiem ja ta on tegelikult üldse siia majja veits hiljem juurde ehitatud kui see maja ise. Aga ta oli laiem ja meile tundus, et ta võtab hästi palju toaruumi ära, nii et me lasime selle teha circa 25-30 senti kitsamaks. Ja ta oli nagu üsna mäda ja siuke vana ka juba. Ehk siis põhimõtteliselt kogu see vintskapp võeti lahti, palgid utiliseeriti ja ehitati uus pisut kitsam variant asemele. Ja pärast saame ülevalpool näidata ka, aga põhimõtteliselt siit poolt sellest aknast hakkab mäge trepp üles minema, et siit on ühel hetkel näha, kuidas peanupud lähevad teisele korrusele näiteks magama. Ja teisele poole tuleb siis pärast saate teada, mis sinna tuleb, ma ei hakka spoilima. Ja siin see eeskoja katuse värk, mida on ka siin näha, läheb natuke laugemalt. Sellega oli meil 3 varianti. Algselt mõtlesime, et tuleb viilkatus, eks samamoodi nagu majal, aga lihtsalt siis niipidi. Ja siis korra mõtlesime kelpkatuse peale, eks oleks nagu 3 lehte läinud nagu laiali, eks siis äärtesse ja otse ette. Aga kuna see eeskoja laius ja pikkus on niivõrd suur, siis siin jääks hästi palju sellist nagu siledat pinde. Sinna koguneks vihmavett ja lund ja muud jama. Et lõpptulemus on see, et me otsustasime teha ikkagi sellise lauge, langeva katuse. Ja seda konstruktsiooni on siin nüüd näha ka. Pluss veel lahedam on see, et siin näeb niisugune väikene ala, tühja ruumi. Et kui Marleen halvasti käitub, siis me saame ta sinna luku taha panna. Ja näitame sellist asja ka teile, et siin teisel korrusel on juba 2 akent näha ja need aknad tulevad samasugused nagu siis siin alumisel korrusel, sama suured umbes, aga teisel pool maja on palju ägedam asi. Nimelt siinpool maja on kogu see osa välja lõigatud aknaosad. Kohe lähme teisele korrusele ja teeme teile tuuri ka, aga põhimõtteliselt see tuba siin otsas tuleb meie magamistuba ja meil oli suur unistus, et siia tuleksid sellised väga suured aknad, et me saaksime õhtuti vaadata sinna kaugele põllu peale ja vaadata, kuidas kitsed jooksevad ja päikseloojang ja selline nunnu ja romantiline. Nii et me otsustasimegi, et teisele poole maja, kuhu tulevad väiksemad magamistoad, et sinna teeme sellised tavalisemad aknad, aga siia poole maja, meie poolele teeme sellised suuremad ja natukene efektsemad. Peremees pani juba redeli pisti. Vaatame. No nii, Marleen ka kakerdab üles nüüd.
otse magamistuppa. Apadi. No päris vinge näeb välja küll siit ülevalt. Lehvide rahvale. Tere tulemast teisele korrusele. Siin ongi meie master bedroom. Tuled astud siit uksest sisse ja siin juba ootabki meie voodikene niimoodi. Ja magamistest otse saab tulla siis siia vannituppa. Tulevikus nii raske ligipääs ei ole. Aga jah, siis oled vannitoas. Siia tulevad kahvid, väike dušš ja saab ka ilusti aknast välja vaadata. No vaata, seal on mingi viljapuu ka. Ma ei tea, mis need on, aga mingid pommid näevad välja. Pirnid vist jah. Saab vannitoast otsa pirni võtta. Siin on väike sissevaade esimesse vintskappi. See on see, millest ma rääkisin, et rett tuleb siit alt, laks ja keerab sinna, et siit tuleb niimoodi. Ja oled teisel korrusel ja siis siit aknast saab välja vaadata. Ja nüüd see teine maja ots läheb täpselt keskelt pooleks ja tuleb siia üks uks ja siia üks uks. Ehk siis 2 magamistuba. Alustuseks külalistetoad ja pärast juba siis lastetoad. Ja nendes tubades on siis need natukene väiksemad aknad, millest ma all rääkisin, aga ikkagi väga-väga suured. Et üks jääb ühte tuppa ja teine jääb siit teise tuppa. Teen ühe sellise üldise kaadri teile veel, et näeksite kogu seda teist korrust siit niimoodi. Ja siin on üks harilik kahvipärdik, kes turnib igal pool, kus ta vähegi saab. Nii lähen pärast mõelda, et ma olen siin katuse all käinud. Katust oli olnud isegi. Nagu see Ameerika raudtee, siis saab panna need. No nii, enne siin rääkis, et mina olen pärdik, aga vaadake seda tegelast. Väga hirmus on tegelikult. Vaata, et sa pead ära ei löö pärast üles vastu seda. Appi. Väga hirmus oli. No said ime hästi hakkama. Teen siit ülevalt teile ka väikse kaadri. No nii, mis asja see ahvipärdik teeb seal jälle? Kole. Vedelit tuleb ära proovida. Ühesõnaga, no nii vinge näeb välja. Täiesti uskumatu, et see ongi ühel päeval meie suvekodukene. Või no see juba on, aga ühel päeval on valmis. Nii kõrgelt arvatavasti tulevikus enam ühtegi kaadrit ei saa, kui me Silveriga just narivoodit ei osta endale. Aga ma arvan, et mitte. Või mis sa arvad? Ma arvan, me ei kohta küll. Vabandust ka, et see vlog selline natuke tuulisem on, aga katust ei ole pea kohal, nii et kui me siin kõrgel oleme, siis kogu see tuul puhub otse kaamerasse, aga ma arvan, ei ole hullu, me pidime selle tuuri ikka teile ära tegema. Ja siin on siis see eeskoja katus. Lauge, mitte midagi võib-olla erilist, aga sükene lihtne ja tõenäoliselt päris ilus. No vot, aga selline see teine korrus siis ongi. Järgmine kord on juba, ma ei kujuta ette, kui palju arengut toimunud. Ma juba ootan, millal päris trepp tuleb. Aga meil ei tule ju, sai räägitud. Oh no! Silver ikka peab kõiki ehitajate mingeid masinaid ja tõstukeid iga kord ka näppima. Selle nimi on Taino. That's so cute. No mis te? Kuule, see on sissemurdmine. Meie maa peal. King of the castle, king of the castle. I have a chair. Selline mingi asi. Ongi vist tõstuk või? Korbe tõstuk vist, jah. Ja ongi sellekordne vlog tehtud. Seekord siis veits selline kiirem, sest et me tahtsimegi teha väikse sellise nagu update video, et lihtsalt näidata teile, kuhu praegu areng on jõudnud, mis siin üldse toimub ja nii. Aga ärge muretsege neid pooletunniseid renoveerimis, möllamis, lammutamisvideosi. Tuleb veel, no ma arvan, et ikka tuleb. Ütles numbri või? Ei öelnud. Aga ma tahtsin öelda, et mingi 50, aga ma loodan, et nii palju ikkagi ei tule. Aga tööd on siin palju ja ikka väga vinge on näha, kui kaugel see areng praegu on. No tegelikult on päris lahe jah. Ja võib-olla just see, et kui just vaadata nagu 5. vlogi ja nüüd seda 6. otsa vaadata, see erinevus on päris suur. Et siin ikka on toimunud asju küll ja veel. Jah, vahepeal oli pool maja kadunud ja nüüd on juba täiesti pool uut maja püsti. Ja meil oli Gabriga maja vahepeal. Täpselt, aga loodame, et meeldis. Bye! Bye!